Rootsi aegu, kui siis aadid maadsid Rootsi võimuga ja pärisorjus tuli, haridus tuli, pärisorjus läks, käis eestlaste eluolu kui selline kõvasti alla. Nimelt, vahepeal põgenesid Eestisse mõnik venelased. Uskusid siis vana vene usku ja läksid tüllid saariga. Ja nemad tõid Eestisse siis kange alkoholi. Ja ehk eestlased hakkasid kiiresti endale viina põletama. See viis selline, et eestlased jõid hästi palju, nende tervis läks halvemaks ja üleüldiselt kultuuritase langes. Lisaks sellele hakati ka kiiresti tubakat tarbima. Tubakas, mis oli pärit siis Ameerikast, mis oli just äsja koloniseeritud. Selle tagajärjel tekkisid ka kõrtsud, mis olid kiriku poolt kontrollitud. Hästi palju kuulujutte hakkas rääkima ja hakkas ka selline tagakiusamine ja peksmised ja igasugused päris valed asjad. Seega põhimõtteliselt eestlaste eluolu käis Rootsi ajal kõvasti alla ja kultuuritus samuti. Rootsi aeg kestis Eestis peaaegu 100 aastat. Selle 100 aasta jooksul eestlased lõpetati kirjutama, eestlased said pärisorjudeks ja said siis pärisorjusest vabaks, eestlased siis kultuur tegi mingil määral allakäigu, mille põletamine igasuguseid muid ägedaid ja pulli asju. Aga Rootsi aja lõpp oli eestlastele 100% väga halb. Nimelt aastal 1695 toimus suur nälg. Selle suure nälja tagajärjel suri väga suur osa Eesti elanikkonnast. See nälg kestis 2 aastat. See tuli sellest, et kuskil maikuus oli maapind jääs, kuna nii külm oli. Keegi saanud vilja sinna panna ja panna väga. Suuremas hukkunutest olid kõik talupojad. Linnades oli olukord veidi teistsugune. Suur nälg puudutas linnu palju kergemini kui maapiirkondi, kuna linnades oli omaenda toiduvaru kogu aeg olemas. Sest hoolimata Rootsi riik hakkasid toitu kiiresti ka eksportima, aga linnades jäi oma varu alles. Ka linnades oli see surm haiguste tõttu, mis mädanesid väljaspool linnamüüre ja ka natuke nälg oli ka linnas, aga see oli niivõrd eriline. Suuremad osad jäid linnad alles ja nende rahvaarv säilis. Siis kui algas sajandi vahetus, ehk siis aasta 1600 muusse aastaks 1700, oli Rootsi natukene probleemne piirkond. Kogu aeg olid kuningad sõinud ja kuningad surnud. Oli selline võimukriis aeg-ajalt, aga seda toona ei olnud. Peamine suurem probleem oli aga majandus. Nimelt see suur nälg oli tabanud mitte ainult Eestit, vaid ka Soomet, Poolat ja loomulikult Rootsit ennast. Ja Rootsil oli raskusi taastada, kuna rahvast oli niivõrd vähe, sõdurit polnud ja kedagi pole võimalik toita. Sellest hoolimata kontrollis Rootsi toona kõige suuremat territooriumi Läänemere ümber ja oli seeläbi üks suurimaid impeeriumi Euroopas. Aga tal oli hästi palju vaenlasi, kes olid natuke tugevamad kui tema. Taani oma sakslastest liitlastega oli kogu aeg sõdinud Rootsiga, kes tahtis veel ühe korra seda lõplikku rünnakut teha. Poola oli ka tige, et oli oma territooriumi ära kaotanud. Poola oli umbes sama nõrk kui Rootsi, kui võite isegi nõrgem. Aga tal oli veel üks hiiglane suur liitlane nimega Venemaa, kes siis tahtis endale luua akent Euroopasse. Ja Rootsi oli lihtsalt jalus. Peatselt siis, kui sajand vahetus aastal 1700, algasidki esimesed rünnakud ja Eesti oligi kõige esimene koht, kus need rünnakud toimusid. 1700. aasta oktoobris saatis Rootsi kuningas Karl XII Eestisse siis oma 6000 pealise armee. Eesmärgiks igaks juhuks olla ja kaitsta Eestit tulevase Vene rünnaku eest. 1700. aasta sügisega lõpus alustasidki venelased sama pealetungi Narvale. Toimus esimene tormijooks, aga see lükati tagasi Balti-Saksa sõdurite poolt, kes seal passisid. Niisiis algas piiramine. Kui samal ajal kui piiramine kestis, rüüstati kogu Ida-Virumaa ära kohalike Vene aadlike ja sõdurite poolt. 19. novembril läksidki Rootsi väed siis lõpuks Narvat vabastama Karl XII enda juhtimisel. Toimus suur lahing ja rootslased olid võidukad. Põhjused, miks Vene saari sõjavägi kaotas oma väiksema Rootsi sõjaväe vastu, oli mitmeid. Esimene oli see, et oli tohutu suur tuisk. Vene sõjaväe näkku puhus tuul ja oli mitte midagi. Rootsi sõjavägi sai paalt mind maha nottida. Teisaks, Peeter I tahtis Rootsi sõjavägi, kes olid palju kaugemal pommitada kahuriga, kästis kahurisse toppida topelt püssirohudoos.
kahurid lendasid õhku ja tapsid suurema osa oma sõduritest ära. Seega põhimõtteliselt see armee, mis veel Narval oli, täielikult purustati. Narva lahing ajas Karl 12. pähe mõtte, et Venemaa on täielikult võidetud ning temast talle vastast enam ei ole. Nii siis järgmine plaan oli võtta oma sõjavägi ja siis minema marssida lõunasse Poola kallale. Ta võttisid ka nii palju eestlasi, kui ta vähegi sai endaga kaasa. Kokku oma 10 000 väetavalt. Need eestlased tegid päriselt karjääri Rootsi sõjaväes, saades päris kõrgeteks ohvitserideks, kõrgemaks kui paljud rootslased ise olid saanud. Eestid ennast kaitsma jäid, aga kohalikud kaitseväediviisid, mis ise moodustati. Ja niimoodi siis jättis Rootsi kuningas Karl 12. Eesti enda saatusele. Peale seda, kui suurem osa Vene armeest lüüa sai, ei lõpetanud Venemaa oma sõjalist tegevust. Ta jätkas, aga pisemas mastaabis. Väiksed üksused rüüstasid ala lõpmata Ingerimaad ja põlesid selle peaaegu täielikult maha. Aeg-ajalt loomulikult tungiti ka Eestimaale, ent siin olevad nii kohalikud kaitseüksused suutsid neid tagasi lükata. Aga suuri lahinguid 3 aastat pärast Narva lahingut ei toimunud. Aasta 1700 algas siis Põhjasõda ja peeti esimene suur lahing Narvas. Lahingud pidasid siis Venemaa poolt Peeter I ja Rootsi poolt siis Karl 12. Mõlemad olid suhteliselt head kindralid tegelikkuses. Esimese lahingu kaotsid siis venelased haledalt ja rootslased tungisid siis Poola, võttes osad Eesti sõduritid kaasa. Eestimaal siis mobiliseeriti kiiresti pisikene miilits, mis tegeles siis rahvakaitsega ja teiste särast asjadega. Venemaa taastus hästi kiiresti oma rünnakust, aga ei põõnestunud rünnakust ja mobiliseeris suure armee, suuremast ratsaväest Pihkva alla. Seda armeed juhtis Boris Serjemetjev. Serjemetjev siis aastal 1701 läks esimest korda rünnakule. Ta alustas sellega, et ta läks rüüstama Lõuna-Eestit. Saadeti loomulikult maamiilits talle vastu, aga maamiilits oli nii palju väiksem, et see purustas täielikult ära. See oli siis esimene lahing, mille Venemaa võitis siin piirkonnas. Aga suuri linnu vallutada nad ei suutnud ja taganesid uuesti. Aastal 1702 mitte uuele pealetungile. Ja seekord ikka purustati uuesti uus maamiilitsüksus ära. Ja oleme väga, seekord hakati ka natuke piirama linnaseid. Pikka aega piirati Tartut ja Tartu lõpus ka langes. Natukest aega piirati ka Valgat, Viljandit ja Paidet. Suudeti ära vallutada siis nagu näeme suhteliselt suur osa Lõuna-Eestist. Saksa väed tungisid samal ajal ka Riia poole, aga Riiat vallutada ei suutnud koos venelastega. Peale seda võeti Serjejevi armee ära ja saeti Poolasse, kus ta pidi siis sõdima ikka rootslaste vastu, vaidisel pool. Nii et Eestis jäi olukord veidikeseks ajaks seisma. Aga peatselt, kui tegevus Poolas hakkas venima, tuldi uuesti siia ja seekord samamoodi pisikese armeega tungiti ja vallutati linnu. Linnu hakati piirama. Probleem oli selles, et oli katkuepideemia. Suur osa Rootsi tuli ära surnud. Nii et linna järel andis lihtsalt alla ilma igasuguse suurema lahinguta. Ja vaikselt aastaks 1710 oligi terve Eesti ära vallutatud. Ja tunki edasi Riia poole, mis ka peatselt siis langes. Sellega lõppes sõda Eestis siis jälle aastal 1710. Aga sõda jätkus mujal Euroopas. Kui Karl 12. siis lahkus Eestimaalt oma armeega pärast seda, kui ta Venemaa oli purustanud, tungis edasi Poolasse, kus võitles ta August teise vastu. August teine kandis üldnime tugev. Ja ta oli Venemaa liitlane toona, aga nad tahtsid väga, et see kuradi hiiglumsuur Rootsi lõpetaks oma kuradi domineerimised. Aga häda Karl 12. oli päris kuningas taktikaliselt ja suutis ära võita kõik Poola armeed. Tegi suure kampaania, sai hästi palju lunaraha ja tungis edasi Saksamaale, kus olid üksikud riigid, väiksed Saksa riigid, kes olid ka Venemaa poolt ja ka need võideti ära. See oli tohutult raske kaotus Venemaale ja kõik Venemaa liitlased sõlmisid siis vaherahu Rootsile ja andsid alla või loobusid siis kuningat troonist ja tulid Rootsi esimesed kuninga tasemele. Venemaa jäi ihu üksi heas Rootsi vastu. Aastal 1709 tungis Karl 12. siis Ukrainasse, kust tuleb suurem osa Venemaa toidust. Peeter I oli küll hea valitseja, aga ta oli mingil määral ükskõikne natukene jõhker. Ta hakkas kasutama seda asja nagu põletatud maa taktika, mis tähendab seda, et ta pani kõik Rootsi kuninga ees olevad maalad ükskord põlema,
võttis toidu ära ja lasi Rootsi armeel siis pikk suure maalapil nälga põhimõtteliselt surra. Rootsi armee kannatas natuke selle ajal, aga mitte eriti. Siis mobiliseeris Vene armee endast kokku ja pidasi hiiglane suure Poltava lahingu. Kogu Rootsi armee hävines ära. Rootsi kunn alahindas Venemaa võimeid, Venemaa suurtükid olid paremad seekord ja kunn oli sunnitud põgenema. Ta põgenes Türki, kus ta mõnda aega passis seal, siis türklased võtsid ta vangi seal, ütlesid, et andke lunaraha. Maksti lunaraha ja kuningas pääses välja. Kuningas siis võttis oma väikse kaaskonna, läks tagasi Rootsi, mobiliseeris uue armee ja läks sellega uuesti rünnakule Poolava kanti ja tungis proovis Venemaale minna. Aga häda, Venemaa oli liiga tugev, oli end kindlustanud, oli endale siis linnad positsioonid tugevamaks teinud ja palun väga võita, kui Rootsi kunn enam ei suutnud. Aastal 1721 kirjutati vaherahu, mille käigus siis Rootsi loobub Eestist. Poola saab natukene kergemalt hingata ja Rootsi kaotas igasuguse võimu positsiooni Lääne ja Ida-Euroopas. Seega Rootsi kaotas igasuguse oma võimu. Impeeriumile alustas siis suur periood, mis käis 100 aastat, mille alustajaks oli siis Carl Gustaf Adolf, lõppes. Kuningas Carl XII pidas mitu sõda veel Taaniga, kus ta ka paari aasta pärast hukkus suhteliselt veristes lahingutes, üritades Norras piirata mõningaid linnusid. Seega Eesti läks kindlalt Tsaari impeeriumi kätte. Põhjasõda oli viimne omalaadne suur sõda impeeriumite vahel, mis Eesti pinnal sõditi. Ja Põhjasõda oli ka viimne sõda, mis Eesti rahvast niivõrd tohutult laastanuks, nagu ta tegi seda. Sõda ise ei laastanud Eesti rahvast, vaid rohkem laastas nälg, mis oli ennem Põhjasõda ja pärast Põhjasõda, ning epideemia, mis tekkisid mälenevatest laipadest. Rüüstamised siis küll natukene vähendatud rahvaarvu, aga mitte eriti. Põhjasõda oli viimne kord, mil Eesti rahvast tabas suurem nälg. Ja see oli ka viimne kord, mil Eesti rahvast tabas suurem katkuepideemia ja üldse viimne musta katkuepideemia üldse oli pärast Põhjasõda. Üleüldiselt Põhjasõja elas üle ainult 70 000 eestlast. Vene valitsus ei teinud nagu Rootsi valitsus ning ei saatnud siia Eestisse uusi immigrante Venemaalt. Otsuga vastupidi, ta isegi õhutas kohati inimesi minema Eestist ja koloniseerima Venemaa peredamaid piirkondi. Niisiis Eesti rahvas iseseisvalt pidi hakkama seda maad uuesti asustama. Ja see tegi seda vägagi hästi ja vägagi kiiresti. Nimelt, vähem kui sajandiga jõudis Eesti rahvaarv peaaegu 1 miljonini. See tähendab seda, et 10 korda suuremaks. Üleüldiselt Eesti rahvaarv taastus ja Põhjasõda oligi viimne endasugune, mis Eesti meil ajas olnud on seni kaua. Põhjasõda kestis praktiliselt 30 aastat, natukese vähem, ja see hävitas täielikult ära Rootsi impeeriumi. Rootsi impeerium oli Ida-Euroopa ja Ida-Läänemerel areenilt kadunud. Tema asemele tuli siis uus kõikvõimas impeerium nimega Vene Tsaari impeerium. Vene Tsaari impeeriumi okupeeris siis Eesti ära ja sellega kaasas Eestisse Vene Tsaari impeeriumi suurimad probleemid ja hüved. Plussid Vene Tsaari impeeriumi oli see, et see oli hiiglane suur, see oli hästi palju ressursse ja see oli suhteliselt selline stabiilne ja lõdva organisatsioon. Miinused olid see, et Vene Tsaari impeerium oli liiga suur kohati. Hästi palju sõdureid oli vaja seda kaitsta, hästi palju ametnikke oli vaja Eestit sinna viia, et seda haldada. Aga see kedagi ei seganud, kuna ametnikud said kõva palka, sõdurid, kes olid surma, aga see oli talupoegade mure, mitte aadliku mure, kes valitses seda piirkonda. Ühtlasi oli Vene Tsaari impeerium arengust kõvasti maas. Alati oli see 100 aastat arengust maas Lääne-Euroopale. Tsaari impeerium oli mitte kunagi eesrindlik, läänelik selline riik, millest eeskuju võtta, see oli alati arengust maas. Peeter I, kes Eesti ära okupeeris, tegeles sellega, aga ta suri peatselt ära ja siis hakati võimuvõitlused, kes siis võitles läänestamise vastu, kes läänestamise poolt. Seega peatselt hakkas Eesti ka oma arengust võrreldes ülejäänud maailmaga maha jääma. Mis muutub Eesti valitsemisse, siis Peeter I lubas Balti-Saksade, et annab kõik nende õigused ja maad tagasi. Ja ta tegigi seda. Balti-Saksad said enda maad tagasi, said oma õigused tagasi, said saksa keele peamises keeleks. Nende luterius käilis, olgu, et Venemaa oli õigeusklik. Ja nad said põhimõtteliselt ise seda valitseda oma maapäevade ja oma maanõukogudega. Kubermangud jäid esialgu saamandeks, nagu nad olid. Siis Eesti, Liivimaa, allpool siis Riia ja teised kubermangud. Talupoegadele tähendas see päris halba, kuna talupoed läksid päris orjadeks.
Aga päris olid üle terve Venemaa, see pole mitte midagi uut, et saar oli sellega väga nõus, mitte midagi halba sellest ei tule. Ja niimoodi siis oligi Eesti, aadlid üli õnnelikud, talupojad üli kurvad, linnainimesed ka väga õnnelikud. Mis puutub Balti sakslastesse, siis nad olid väga õnnelikud saari üle, ning olid kohe talle ülimalt truud. Seega kõik linnainimesed, maainimesed, aadlid koheselt vandusid truudust ja läksid nii uhkelt saari sõjaväkke, ametnikeks, kõigeks muuks. Ühtlasi hakati otsekohe jõhkralt oma seisliku au kaitsma. Olegi dokumendid kirjutati üles kõikide nimed ning ütles, et sina oled aadlisest, sina pole. Seega rohkem aadleid juurde tekkida ei saanud. Teksin hästi kinnine ringkond. Et aadlik saada, pidid sa kõik ülejäänud aadliku nõusolekuga saama. Eestlasi enam aadlite sekka nii palju ei võetud. Praktiliselt üldse ei võetud. Eestis kehtestati siis Balti kord. Ja see tähendas siis seda, et aadlitel oli suurem võim talupojade üle. Aga tuli ka muud moodi venelastega ja nende kultuuriliste omapäradega kohaneda. Nii et venelased, nende kultuuris on kirjas, et nad peavad võimalikult palju jooma. Ja kõige kangemat alkoholist jooki maailmas viina. Eestis on kõige kangem alkohol maailm viin üles kirjutatud, mis oli siis mingi 66 kraadi. See oli kõige kangem viin, kartuliviin Eestis. Balti sakslased hakkasid siis kiiresti talupojagi sundima viina keetma, et siis siinselt Vene sõjaväegi ära joota. See oli hästi tulus. Talupojad läksid viinaköökidesse ja käisid kiiresti viina. Ise hakkasid ka siis loomulikult tarbima, kuna nii palju viina liikus Eestis ringi ratast. Peamine toit, mis eestlased tootsid, läksid loomulikult Peterburi sõitmiseks, mis oli suur linn, kus endal ümber ringi ainult raba. Peale alkoholismi ja tubaka oli ka Eestis veel häid asju, mida Venemaa tõi. Nimelt Venemaa tõi Eestisse kõvasti härgi ja muid toidutooteid. Üldiselt haridus ja kirik käisid kõik ka alla. Vene aegu linnade olukord ka muutus veidikene. Linnas said tagasi kõik oma algsed õigused ning Tallinnas sai suur kaubalinn. Hoolimata sellest, et Peterburg seal kõrval oli veel suurem. Linnade rahvaarv hakkas taastuma ning kehtestati vanad korrad. See tähendab seda, et vanad keskaegsed nõuded jäid kehtima. Ehk pidid saama saksanid linnas olla ja pidame töökonnad ja kildkonnad ja kõik sellised muud töölisorganisatsioonid. Sest hoolimata hakkasid linnas siis kiiresti kasvama ja kõik muutus linnadest palju toredamaks ja vanamoodsamaks. Nüüd, kus oli siis erikord Eestis, tekkis palju segadust ja kaost. Väga paljud talupojad kasutasid ära ning põgenesid Eestist. Nad põgenesid oma aadlike eest ja nad põgenesid ka suurte migratsioonilainetega minema siit riigist. Peamine koht, kus läksid oli Venemaa, mis oli suur ja lai, kus oli hästi palju asustamata alasid. Sinna lõid oma külad ja jätsid väga pikaks ajaks oma enda keele ja kultuuriga. Üks asi, mis siis 18. sajandil tekkis, oli selline valgustusperiood. Valgustatud inimesed, kes siis olid rikkad, aadlid, kuningad, valitsejad, kes iganes, kes uskusid teistes uudses mõtetesse nagu hariduse tähtsus, talupojagade õigused, et kõik inimesed on justkui võrdsed, mitte et on eriseislused ja muid säärased toredaid asju. Valgustatud mõtlemine tekkis loomulikult Lääne-Euroopas, Prantsusmaa, Saksamaa, Inglismaa ja see jõudis Ida-Euroopasse, tsaari-impeeriumisse veidikese hiljem. Esimene valgustatud tsaar oli Katariina II, kes siis tuli peatselt pärast Peteri esimene surma ja tema järel võimuvõitlus. Ja tema siis uskus sellesse, et tuleks teha Vene impeerium võrdselt heaks elamus. Ja ta ütles niimoodi, et siis kõik Balti erikorrad tuleks ära kaotada ja kõik peaks mõne sellised ilud. Ta idee oli hea. Ta ütles selline, et see viis venestamiseni, mis tähendab seda, et kõik ülejäänud Vene piirkonnad, kus mitmed rahvused või hakka muidugi vene keelt rääkima venelasteks muutuma. Ja see oli ma halb tagajärg sellele. Mis puutub Eestisse, siis Eestis kaotati Balti erikord mõneks ajaks ära. Kaotati ka Eesti ja Liivimaa kubermanga ära ning ühendati kõik Riia suureks vasallpiirkonnaks. Balti saksid olid päris tigedad selle peale, aga midagi teha ei saanud, Katariina II oli ka ühtse selline natuke julm ja kõik, kes tema vastu olid, said päris kõvasti karistatud. Sellest hoolimata peetakse heaks inimeseks. Aga Katariina II ei elanud eriti kaua ja kui ta suri, siis kaotati kõik see eriline kord ära. Valgustusperiood lõppes ja tagasi Balti erikorra juurde ja vana haldusjaotuse kord juurde. Üks asi, mis küll muutus, oli see, et Riias, Riia hertsogriigis, võeti vastu üks seadus Katariina II käsul.
maanõukogu kiitis selle heaks ka. See oli see, et talupoegadele määrati kindel arv kordi, kui neid karistus ajakse ja neid ei tohi tappa. See olid primitiivsed õigused. Näiteks oli see asi, et kui talupoeg ei täida aadli käske, võib teda peksta maksimaalselt 30 korda. Üle selle on juba halb. See seadus jäi kehtima riigiga väga pikaks ajaks. Eestisse see esialgu ei jõudnud. Talupead läksid ju rahutamaks ja paljuseks otsused, midagi tuleb teha. Ja maapäeval aastal 1795 otsustati, et võetakse vastu samad seadused, kui võeti Riias vastu. Need talupoja õigusi juurde andvad seadused. Ei tohi palju peksta, ei tohi tappa ja muud selline asi. See tegi talupead natuke õnnelikumaks ja muutis Eesti olukord talupoja ikka paremaks. Ja Balti saksadel ka eriti midagi selle vastu ei olnud, kuna midagi tuli teha. Aastal 1797 oli Venemaa sõdurite vajadus niivõrd suur, et aeg-ajalt sõdureid võtta ei piisanud ja otsustati, et tuleb teha Eestimaal ka seaduslikuks selline olukord, nagu need kurtivad. Tähendab seda, et igast talust üks inimene peab minema Vene sõjaväkke 25 aastaks. Seda kusuti eestlase seas vere andamiks, sellepärast, et inimesed, kes seal läksid, tagasi reeglina ei tulnud. See oli Venemaa tsaari valitsuse ajal üks kõige nõmedamaid asju, mis tehti. Ja seda tehti ainult eestlastele, vaid seda tehti ka Venemaa sees. Sellest see Venemaa sõjavägi suhteliselt suureks. Aastal 1801 tuli võimule mees nimega Aleksander I. Ta nägi kohe välja, et Venemaa on omadega täitsa probleemsel ajal. On vaja kiiresti reformi, midagi, mis meie majandusele hoogu annaks ja kõik korda teeks. Ta mõtles, et Lääne-Euroopas puudub päris orjus, äkki tuleks Venemaal kaasa ära kaotada. Ta ikkagi mõtles, mida teha. Ta idee oli selline, et ta võtab ühe väikse piirkonna Vene tsaari impeeriumist ja hakkab seda reformi. Vaatab, mis juhtub, kui toimib kõik, läheb edasi suurele pinnale ja kogu Venemaale seda. Aastal 1802 valis ta siis endale Eesti kuuermangu, Liivimaa kuuermangu ja Riia kuuermangu ja kõik Vilniuseni välja. Kõik 3 Balti riiki põhimõtteliselt. Ja ta ütles, et võtab vastu siin seaduse, mis kannab nime igaüks seadus. Igaüks seadus, mis võttis vastu otsuse, et talupoegadel peab olema oma vallasvara. Vallasvara on siis kinnisvara vastand. Kui kinnisvara on ala, mis on kinnine maa peal kinni, siis vallasvara on territoorium, asi, mida saad tõsta, näiteks kapp, nõu, minu riided on minu vallasvara. Selles võeti Eestis vastu aastal 1802. Ja 2 aasta pärast ka Liivimaal võeti see vastu. See oli esimene katse, kuidas siis talupoegadel rohkem õigusi saada. Aga peatselt algasid suured sõjad ja reformid, et veidiks saaks seisma. Probleemid, mis olid siis tsaari impeeriumis, olid ka mujal. Pealine paik, kus need probleemid kulmineerusid, oli keset Lääne-Euroopat siin, Prantsusmaa, mis puhkes peatselt tohutu suur revolutsioon. Aastal 1789 linnainimesed tõusid üles, hakkasid mässama, vallutasid ära kuninga, vangla, võisid sealt relvad ja hakkasid ise valitsema ennast. Peatselt seal oli mitu poliitilist nõksu, aga lõpptulemus oli see, et aadi seisus kaotati ära ja kuningas lükati võimult kõrvale. Kuningas peatselt tapeti, kõik aadid peatselt tapeti. Siis hakati vaimulikke tapma. Ja kõige viimasena hakati ka tapma talupoegi ja linnainimesi, kes selle meest alustasid. Kogu selle revolutsiooni eesmärk oli see, et aadlid ja vaimulikud, keda nii vähe kogu aeg koormavad seda suuremat rahvamassi ja midagi tuli teha selle vastu. Rohkem õigusi saada ja kõik oleksid võrdsed. Aga siis tuli midagi välja, kuna see läks üliveriseks ja võimuahned linnainimesed, talupojad, kes iganes, hakkasid 11 pägri tappa. Peatselt pidid lääne riigid ja tsaari Venemaaga sekkuma sinna. Probleem, nad lihtsalt sekkusid oli sellepärast, et oma enda võimu kaitsta ja välti seda, et nende enda rahvus üles tõuseks. Loomulikult see verisus ja rövedus ka natuke oli neil üle pinna. Ja niimoodi siis mintigi uude üle-euroopastesse sõdadesse poliitideoloogiate nimel, et aaditest lahti saada või et talupoegadelt mitte ennast valitseda. Prantsuse revolutsioon tähendas seda, et Prantsusmaa kuningriik muudeti Prantsusmaa vabariigiks, mida siis valitsevad rahvas, mis liigub 3 loosungi all ja üritab meid mingil määral levitada. Ja Prantsuse revolutsiooni ideed levisid lihtrahva seas, kui kuulu tuli. Kõik olid Prantsuse revolutsiooni poolt ja kõigile meeldis need ideed. Saksamaal olid mitmed ülestõusud, kus mitmed väiksemad
kuningriigid lakkasid olemast ja muutusid siis kuidagi vabariikideks uuesti. Poolas olid samamoodi rahvas positiivselt menestatud. Ja oli arusaadav, et kui midagi tehta, siis vaikselt see revolutsioon hävitab ära kõik kuningriigid ja kuningad jäävad oma võimudest ilma. See algne edu oli väga suur. Ja siis tegid siis Inglismaa, Austria, Preisimaa ja Venemaa oma vahel suure pakti. Liidu, hävitada ära siis Prantsuse revolutsioon. Inglismaa saatis oma suure laevastiku piirama tähtsamaid sadamaid, et vaikselt Prantsusmaa välja suretada. Madalmaad läksid pealetungile. Ja Austria, kes siis kontrollis mingil määral või kui Saksamaa väikseid linnriike, surus maha kõik üles tõusult, taastas vanad kuningad ja läks ise pealetungile. Itaaliast, kus oli ka mustmiljon pisikest riiki, minti samuti pealetungile. Ja mis kõige huvitavam, Preisimaa, Venemaa ja Austria tegid üheskoos pakti, et nad teevad midagi Poolaga. Preisimaa, kes siis oli Saksamaa kõige suurem väike linnriik, vallutab ära siis Poola põhjapiiri, Venemaa Poola idapiiri ja Austria-Ungari Poola lõunapiiri. Ja niimoodi Poola kuningriik hävitati täielikult ära. Poola kuningriik või mitte midagi vastu panna, kuna ta oli päris nõrk ja päris vaene selleks hetkeks. Aga ülejäänud kohas ei läinud sõda eriti hästi. Mõningates kohtades Inglise laevastik sunniti taganema. Pealetungid maa pealt olid totaalselt läbi kukkunud, kuna Prantsusmaa läks ülivad huvitava taktikaga rünnakule, nende armee oli hästi motiveeritud. Ja vaikselt sunniti kõik armeed tagasi. Aga Prantsusmaa edu hakkas vaikselt luhta minema, kui Prantsusmaa revolutsioon hakkas iseennast tapma paari aasta pärast. Inimesed demoraliseerisid, Prantsusmaal hakkasid tekkima kodusõjad kiriku nimel, kodusõjad monarhia nimel ja see suur pealetung pidi lõppema. Kogu sellest kaosest tuli välja üks mees, kes oli tegelikult aadlik. Napoleon Bonaparte sõidis Itaalias, oli Korsika sündinud. Revolutsioon tahtis ta mitu korda ära tappa, aga ta ütles ei. Ta ühel hetkel võttis oma väikse armeekese, mis talle anti, marstis sellega Pariisi ja ütles, et aitab. See valitsus ei toimi, see valitsus on enese tapmine. Ma kuulutan ennast keisriks ja valitsen teid kõik ise. Ja tegigi seda. Rahvas oli nihet-nahet natukese vastu, aga see ei saanud kedagi, kuna tõepoolest revolutsioon enam ei toiminud. Ja niisiis sai Prantsusmaast uuesti mingisugune väga kahtlane kuningriigilaadne asi. Sisesõjad lõppesid, majandus hakkas taastuma kiirelt, rahvas hakkas õnnelikuks minema ja kõik jäi tipp-topp. Sellest hoolimata Napoleon tegelikult ei taastanud vana korda. Ja mingil määral hoidis rohkem võimu kirikule kui keegi tahtis, aadliseis oli ikka nõrk ja revolutsioonilised ideed endiselt levisid tema lipul edasi. Niisiis vanad paktid jäid kehtima, ikka prooviti Prantsusmaad kuidagi viisi ära valitseda. Napoleon oli ülimalt hea kindral ja ta kogus kokku sellise suhteliselt moodsa armee, see oli uuendustele väga nõus ja valmistus siis ise kogu Euroopat ära vallutama. Ta vallutas suure osa Itaaliast ära. Ta tungis Saksamaale. Hävitas kõiksuguse Austria kontrolli Saksamaal. Venemaa, Austria ja Preisimaa proovisid üheskoos pidada ühe suure lahingu Austerlitzis, kukkus haledalt läbi, Napoleon võitis. Seejärel tungiti Preisimaale, ka tohutu verine lahing oli, Preisimaa kaotas. Ja seejärel tungis ta otsaga Hispaaniasse. Hispaania kaotas ja läksid minema, jättis sinna hiiglama suure hunniku prantslasi maha, kes siis kõik pidid sõdima Hispaania näsulisse, kus tasid millegast kuningad tagasi. Ja seejärel tegi õnnelikult siia seisma. Ta tungis vahepeal ka Egiptusesse ja üritas seal asju korratada. Igale poole, kui Napoleon läks, pani ta paika mõnikord oma enda väejuhid. Mõnikord lasi vanadel kuningatel olla, aga kõik allusid Napoleonile. Kuna Napoleon oli selline prantslane ja prantslased olid kohati ülbed sakslaste ja itaallaste vastu, siis hakkas peatselt tekkima viha revolutsiooni ja Napoleoni vastu põhimõtteliselt. Aga ennem seda oli Napoleonil tähtsamatki probleem, milleks oli Inglismaa. Prantsusmaa oli laevastik, aga see oli pisikene. Inglismaa oli laevastik, mis oli grandioosne. Ja pärast suurt lahingut Trafalgar, mis oli siis Vahemerel, kaotas Prantsusmaa oma laevastiku totaalselt ära. Niisiis tuli midagi teha. Napoleon ütles, et ta suretab Inglismaa välja majanduslikult. Ta toob blokaadi. Ehk kogu Euroopa,
kõik sadamad ei vii oma kaupa enam Inglismaale. No see blokaad oli nii, et päris kehv ja kõige suurem probleem, mis tal oli nimelt Venemaaga. Venemaa oli ainukene tsaaririik, oli ainuke kuningriik, mis siis polnud ära vallutatud Euroopas Prantsusmaa poolt. Ja siis ainuke kuningriik, mis suudab siis koostööd teha Inglismaaga, ehk kõik kaup läheb läbi Tallinna, läbi Peterburi Inglismaale ja kontinentaalblokaad kukub läbi. Niisiis tehti leping. Venemaa saab endale Soome. Selleks ajaks oldi juba pukki pandud Napoleoni enda kuningas Rootsi. Rootsi ei tee mitte midagi. Ja selle vastutasuks siis Venemaa peab ilusa kontinentaalblokaadi ise ja ei lase kaupa enam Inglismaale. Leping tehti ja Soome okupeeriti ära. Venemaad valitses toona mees nimega siis Aleksander I, kes oli väga selline kaine mõistusega mees. Ta sai aru, et Venemaal on vaja tegelikult kaubelda Inglismaaga, nii et ei, nii palju sulle Napoleon. Ta hakkas kauplema ja kontinentaalblokaad kukkus hädalt läbi. Niisiis, mida Napoleon teeb? Napoleon kogub kokku 1 000 000 meest. Mis 300 000 meest, vabandust. Mis on väga suure armee oma aja kohta. Ja ütleb, et tema läheb hiigelmasurele pealetungile ja vallutab ära Moskva ja sunnib tsaari armee niimoodi siis taganema. Esialgne plaan oli hetkel, kui Moskva vallutab, siis plaan oli välja, et Poolas peetakse tohutu verine lahing. Venemaa sõbõrast ei suuda võita, muidu ta vallutatakse ära ja ta nõustub kõigiga, mida Napoleon talt käseb. Nii see ei tulnud välja. Napoleon võttis oma armee, püsid valmis ja Venemaa lihtsalt taganes. Napoleon läks järgi, Venemaa taganes veel natukene. Napoleon tuli veel järgi. Siis otsustas Venemaa, et lähme ikka korraks rünnakule, mitte rünnakule. Mõlemad pooled kaotasid persetäie inimesi. Aga Napoleon lasi väikese osa armeest põgeneda Moskvasse. Napoleon läheb Moskvasse. Moskvas pole enam mitte kedagi. Niisiis, palun väga. Venemaa on praktiliselt justkui vallutatud, aga samas ei ole ka. Algab külm talv. Napoleon pole selleks valmis. Ta pöörab ümber ja suurem osa tema armeest sureb traagilisel kombel nälga. Ligemale 100 aastat oli Eestis olnud rahu. Mitte ükski sõda, suurem sõda, siia ei sattunud. Ainuke kokkupuutusõjaga oli siis, kui natuke sõdureid oli Eestist võtta ja toimus värvamine. Aga 1812. aastal see kõik muutus. Prantsusmaa kogus siis kokku oma hiiglane suure Grand Armee, kuhu kuulus pea mitusada 000 sõdurit. Sellega siis alustati Venemaa rünnakut. Üks väiksem osa sellest armeest, Preisi diviis ehk sakslaste diviis, tungis ka Baltikumi ja proovis ära vallutada Riia ja Tallinna. Riia alla värvati hiiglama suur kogus Eesti sõdureid ja rünnak peatati. Mujal Venemaal läks olukord natuke keerulisemalt. Peeti mõningaid suuremaid lahinguid, kus Venemaa sai haledalt lüüa. Niisiis võeti uus taktika vastu. Põletusmaa taktika. Selle taktika autorid olid kohati ka kindralid, kes sündisid Eestis. Kõige kuulsam neist oli Balti Saks, Berklaid ja Tolli. See taktika, mis nad tegid, põletusmaa taktika, nägi ette siis seda, et pannakse oma maa justkui põlema. Kõik, mida vaenlane saab kasutada, hävitatakse ära. Majad pandi põlema, kaevud mürgitati, toit viidi minema. Muidugi, 100 000 tsiviilisikud saavad surma, aga samuti ka vaenlase sõdurid. Niisiis, kui prantslased jõudsid Moskvasse, hakkasid nad kiiresti nälga surema. Moskva pandi ka põlema. Taganevad prantslased suridki suuremat osalt ära. Ja kogu Prantsuse armee, Napoleoni armee praktiliselt hävitati. Napoleon endal vedas, et eluga pääses. Peale ebaõnnestunud kampaaniat Venemaal oli Napoleoni olukord päris kehva. Ta eliitsõdurid olid surnud. Tema ratsavägi kaotatud. Suurem osa raskerelvadest ka Venemaal ununenud. Nii, ja Venemaa armee oli tugevam kui jälle varem ja läks oma suurele pealetungile. Mis kui veel hullem, igal pool, kus olid Prantsusmaa mehed, alustati nende vastu ülestõusu. Saksamaal. Vaikselt oli ebaõnnestunud Prantsuse valitsus Hispaanias juba. Inglismaa vallutas tagasi kõik alad, mis oli Egiptusest ära vallutatud prantslaste poolt. Ja mida siis teha? No, Prantsusmaa proovis siin uuesti oma armeesid mobiliseerida, aga sest on midagi välja. Venemaa vallutas. Sai uusi sõdurid endale, siis preislaste ja ülejäänud sakslaste näol. Ja tohutu suur lahing peeti keset Saksamaad siis Napoleoni pisema armee vastu. Napoleon piirati igalt poolt kinni
ja tema armee totaalselt pühiti maa pealt ära. Sealt edasi tungis Vene armee Pariisi. Venemaad, seda tagurlikku riiki keset Euroopa külje peal, hakati pidama nüüd põhimõtteliselt kuningriikide ja Lääne impeeriumi ja Lääne korral päästjaks ja lunastajaks. Kõikjal peeti Venemaad väga heaks ja väga toredaks asjaks. Mis puutub Napoleonisse, siis Napoleon saadeti eksiili Elbe saarele. Vahepeal tuli Napoleon tagasi ja tegi oma uue lahingu, aga sellest kukkus ajalt läbi. Venemaa enam ei osanud eriti palju Euroopa sõdades ja läks tagasi triumfina, teades, et tema armeed peetakse kõige tugevamaks armeeks maailmas. Peale Napoleoni sõdu siis jätkas Aleksander I oma reforme siin Eestimaa. Ja järgmine käik oli võtta vastu seadus, mis lõpetab täielikult pärisorjus. Aastal 1816 võtsi seadus vastu. 2 aasta pärast võtsi Liivimaa ka vastu. Niimoodi lõppes pärisorjus kõikjal Eestimaa. See, kui siis Eestis pärisorjus ära kaotati, tähendas siis seda, et aadlid ei tegelenud enam koolidega, seega haridus läks riigi kätte ja käis natuke alla selle pärast. Aga põhimõtteliselt mitte midagi erilist Eesti elus kui sellist ei muutnud. Sellepärast, et eestlased ikka pidid tegema tööd, et saada oma maa peal olla. Seega teoorias justkui jäi. Ainult asi oli see, et jah, aadlikud tohtivad eriti palju karistada. Sest hoolimata aadlikud vaikselt said aru, et tööorjus eriti ei kanna vilja. Parem on raharent. Ja järk-järgult minti raharendi pealegi üle. Raharent tähendas eestlastele seda, et eestlased said oma kaupa oma toitumisest tegid maha müüa ja selle eest siis rahas maksta aadlikule tagasi. Aadlik saab raha eest siis osta endale ükskõik, mis tal vaja on, see on hulgas ka toitu talupoja enda käest. Seega talupoeg ei pea enam tööd tegema, et oma maa peal olla. Sest hoolimata üleminek raharendile oli suhteliselt aeglane, aga pikkamööda see ikka toimis. See, et siis Eestis pärisorjus ära kaotati, ei tähendanud seda, et eestlaste probleemid oleks kõik ära lõppenud. Nimelt näljahädad mõneks ajaks veel jäid. Aga peaselt said aadlid aru, et kui talupoeg ära sureb, siis ta eriti tööd ei viitsi enam teha. Niisiis tuleb talupoeg elus hoida, et ise raha saada. Ja loodi kiiresti sellised aidad, magasin aidad, kuhu siis topiti toitu varuks. Ja selle tagajärjel Eestis enam suuremaid näljahädasid ei toimunud. Eestis ka hakkas rahvaarv ülimalt kiiresti kasvama selle tagajärjel. Ja kuskil sajandi keskel oli eestlasid nii palju, et oli vaja välja rännata, kuna maapinda enam ei olnud. Ja nüüd rännati juba kaugemale kui Venemaal. Lennati Siberisse, Kaukaasiasse ja isegi Kamtšatkani välja. Mis on siis paar tuhat kilomeetrit Eestist, et te teaksite. Kui tekkis raharent, siis tekkis ka võimalus eestlastel hakata maid endale ostma. Ja peaselt sajandi keskel hakati ka kiiresti ostma endale maid ja saadi vabadeks talupoegadeks. Aga see, et terve kõik maa endale osta, võttis veel kõvasti aega, kuna raha kogus väga aeglaselt Eesti talupoegade tahtidesse. Aastal 1825 suri Aleksander I imelikel asjaoludel ära. Sellega lõppes ka tema reformide käik ja enam ei reformitud Venemaad. Aga pärast seda, kui ta ära suri, hunnik tema ohvitsere, kes olid temaga koos Lääne-Euroopas käinud, alustasid ise oma ülestõusu, et tagada Venemaale läänestumismeelne tsaar. Peterburis nad alustasid oma suurt ülestõusu sõjaväelist, marssisid seal ja hoidsid valget paleed piiramisrõngal. Aga samal ajal Poolas tuli võimule uus tsaar. Tema oli Nikolai I ja tema vihkas läänet kogu oma südamest. Ta vihkas ka teisiti mõtlejaid ja uskus, et tema on ainuvalitseja, Jumal nõuab seda. Ja ta andis käsu kõik see läänemeelsed aadlikud maha lüüa. Need läänemeelsed aadlikud kutsuti dekabrissideks, olid head inimesed. Olid vene kultuuri edasikandjad ja torrad tegeliskid. Need, kes surma ei saanud, saati Siberisse, kus nad pidid siis oma enda uue elu looma. Suht leebe karistus, ja sellest hoolimata. See dekabristide ülestõus ja selle maa surumine lükkas Venemaa arengut veidikes maad seisma kultuurselt, loomulikult reformselt, kuna Nikolai I tuli võimule. Peale Prantsuse revolutsioone ja kõike sellised ülestõus oli olukord stabiliseerinud veidikene läänes. Kuningriigid olid alles, mingid impeeriumid säilisid, aga oli siin väike tasakaal ja rahutused lõppesid. Seega Vene armee oli justkui oma töö teinud ja stabiilsed on Euroopasse. Ja siis keeras Vene armee oma silmad uuesti laiendamise poole. Loomulikult Nikolai I juhtimise. Nad hakkasid vaatama, et siin lõunas on üks nõrk impeerium nimega Osmani impeerium. Juhivad türklased. Türklased on Venemaa kõige suurem vaenlane olnud juba viimased 500 aastat.
ja Venemaa plaanib ära vallutada Musta mere lõunaosa ja proovib seda edasi tungida. Nüüd siin vaatavad inglased ja prantslased selle otsa niimoodi, et Venemaa, kelle armee võitses Napoleoni, kelle on hiiglama suur, ülitugev armee, nüüd plaanib ära vallutada, mis Türgi läheb veel tugevamaks. Niisiis tuleb midagi teha. Võeti end kokku, mobiliseeriti prantslaste ja inglaste poolt armee, nad hakkasid Türgi poolt võitlema venelaste vastu. Samal ajal mobiliseeriti laevastikud ja hakati piirama kõiki sadamaid, mis Läänemeres on. See luges ka Tallinnat ja Pärnut. Venemaale algas nüüd sõda nimega Krimmi sõda. See sõda oli talle tohutu suur kaos ja katastroof. Vene armee selgus, et oli väga kehvasti relvastatud ja väga ebadistsiplineeritud. Nad kaotasid lahingu järel. Krimmi poolsaar sai venelase sõdurite jaoks veresaunaks. Oli ilmselge, et industrialiseerimine oli täiehaaga töötanud Lääne-Euroopas ei olnud Venemaal mitte mõlkigi teinud nende tehnoloogiasse ja tuli nii palju ajast maas. Nikolai teine oli löödud sellest tohtutest lahingutest. Ta pidas ühte paraadi vihmasilmaga ja ta kohvipõleti kuni suri ära enne kui Krimmi sõda jõudis lõppeda. Tema asemel tuli võimule mees nimega Aleksander teine. Kes oli hea mees, kes tegeles kõvasti reformimisega ja proovis Venemaal kaotada ära pärisorjust ja veeduga ja muud uuendamist teha, industrialiseerimist ja tema tõttu ehitati ka Eestisse uus raudtee. Krimmi sõda andis siis venelastele õppuse, et tuleks õige natukene ennast parandada. Ja nad proovisidki seda teha järgnevad 30 aastat umbes. Aasta 1838 otsustasid Balti saksid, kes olid natuke valgustuses, et nad hakkavad koguma Eesti luulet. Nad armastasid eestlasi, nad huvitasid väga Eesti traditsioonidest ja vanast ajast. Seda sai kutsuda Eesti õpetajate seltsiks. Kõige suurem saavutus, mis oli kokku koguda kõik Eesti luule ja kirjutada valmis Kalevipoeg. Tänu neile me võlgneme suure osa oma vanakultuurist, mis tulevikus Eesti rahvas kohati ära unustas lihtsalt. Siis kui Venemaa vaevles oma sisemiste probleemidega, inimõigustega, reformidega ja toimus Inglismaal midagi väga huvitavat. Nimelt Inglismaal toimus industriaalne revolutsioon. Üks mees nimega John Watts avastas seda, et kui sa kuumentad auru, on aurul hästi suur võim. Kui surud auru silindrisse, siis silinder tahab paisuda. Kui paned kolbi sinna peale, siis kolb hakkab niimoodi liikuma. Ta lõi esimese mootori. Ja neid mootorid hakkasid kasutama siis Inglismaal, et luua igasugust luksust ja inimeste tööjõud hakati vähem kasutama. See algas Inglismaal aastal 1750. Eestimaale jõudis see nagu ülejäänud saari Venemaale kõvasti hiljem peale Napoleoni sõdu. Aastal 1850. Eestimaale kõige ennem, siis hiljem Venemaale. Industriaalne revolutsioon tõi Eestimaale siis ka suurt luksust. Linnad hakkasid kiiresti suurenema, kuna vähema vaeva sai rohkem toota. Ja kõige parem näide, mis oli eestlastel enne aurumootorit, oli näiteks vesiveski. Seega põhimõtteliselt industriaalne revolutsioon muutis Eestit ja kogu maailma.